hea raadiokuulaja, meil on alati väga-väga hea meel, kui keegi väga kuulus ja väga tähtis inimene tuleb meile siia Raadio 2 stuudiosse, sest eks see ole ju raske, vaata, igal laupäeval siin saadet teha nii, et sinu vastas istuvad lihtsalt kaassaatejuhid, ühtegi tuntud, huvitavat, põnevat inimest ei näe, 2 tundi ei näe ja tee sa siis saadet. Täna on meil aga vedanud, meil on stuudiosse tulnud meie vana hea tuttav sõber, võiks öelda, ja Eesti heviringkondade nii-öelda grand old lady proua Eevi Lasnamäelt, kõigepealt tere tulemast. No tere ja ega siis sõber või mitte sõber, aga asjad tahavad tegemist ja jutud rääkimist ja niksid tehtud ja siis võib ikka püsti tõusta ja raadiosse tulla. Ma ütlesin ära oma selle lause, mis mul kästakse ütelda. Öelge palun see ka ära. Millest ma ütleme niimoodi, et leib tuleb ka välja teenida. Leib tuleb kappi. Nii, kus see nupp oli mul? Nii, palun siit selle nupu alt saab panna. Läheb. Raadio 2 armastab Eevit. Raadio 2 armastab Eevit, väga ilusti öeldud. No jällegi, kui nii... Ega Eevi ei ole ainult muusika. See on kõik see tants, trall ja mis sinna juurde tuleb veel. Ja, just täpselt. No teie nüüd olete juba 78-aastane ja tegelikult läbi 3 pika aasta olete siin Raadio 2 meil olnud tihedaks külaliseks. Te ei ole peaaegu mitte kunagi tulnud päris üksi või siis tühjade kätte? Ei, seda küll mitte. Üks asi, ma olen eelmises saates, kui ma käisin eelmine kord, siis ma olin 82. Ja. Publiku vaataja võib nüüd mõelda, et mis siis inimene läheb nooremaks või? Ei ole. Me ajasime sassi. Ma vaatasin nüüd passi. Mul oli pass kadunud. Sest vanasõna ütleb ka, et kui sul läheb sassi, vaata kohe passi, eks ju. Ja oligi niimoodi. Ma ei tea, kas evikad ütlevad nii. Sünniaasta õppis tulnud teine, mis mul. Aga ei vahest juhtub, jah. Nii, aga räägime nüüd sellest, teie kõrval istub seekord sootuks teine inimene. Eelmisel korral te olite koos oma ungarlasest uue boyfriendiga. Sel korral aga on teil pisut vanem härra siin teie kõrval. Kas tema on teie koostööpartner, jätsite oma teise poole nii-öelda koju veel põõnama siin laupäeva hommikul vara või kellega on tegemist? Kes on teie kõrval? Jah, teate, kui hea oli vahepeal, mina olingi just selle Noškõrdiga, selle ungarlasega. Jaa. Rokkisime seal jälle, kargasime laudade peal. Järsku tuli üks äärmiselt hästi lõhnastatud, sensuaalne, niisugune latiino näojoontega härrasmees. Ja ma võin raadiokuulajatele ka ütlesin, vabandage, proua, kas ma võin teie kätt suudelda ning kergel tantsukaarele paluda? Tantsukaarele siis evimuusika järgi? Jah, ja mul tulid nagu mingid vanad ajad meelde, kuidas kõik oli, kuidas daamidega käituti ja ei pannud kohe kätt masinasse ja ei hakata nii-öelda silindrile valu andma, eks ole. Silindrile anti valu vanasti, jah? Ja kujutad ette, ma sulasin nagu või väikse käes ja saatsin selle Ungari Noškõrdi lihtsalt putsi. Jätsite ta busse ja teine. Ja siis mis selgus tegelikult üks asi veel, et ma uurisin, kurat, ungarlased on sugulasrahvas. No siis peaks ju hästi sobima. Mis sobima, kui ma peaks rasedaks jääma, siis või Pärdjas süntida ju. Ja kus sa sellega ei saa kontserditelegi enam minna? Ei saa. Värdjatuurile kaasa ei võta? No võib-olla võtad, paned midagi, mis see ikka? Mis pidu see on, eks ju? Jaa, tegelikult mingi horror-kontsertil ju miks mitte nagu. Lava pealt näidati. Frontmaniks. Aga räägime nüüd sellest, siis saame korra tuttavaks ka, kes siis teie kõrval istub. Äkki tutvustate oma uut nii-öelda kaaslast siis? Jah, minu kõrval isiklikult USA-st tulnud Kuuba sugemetega härrasmees, 67-aastane ansambel Slayeri trummari Steve Lombardo. Dave Lombardo isa. Gregor Lombardo. Kes on ise siis lätlane, tuleb välja juurtega. Ta on läti juurtega ja ta oskab läti keelt. Tema arvab, et kui ta räägib läti keelt, siis me saame arvu sellest. No, sveiki. Sveiki, laimne kaumu jagu, laimbalsti
Raadio 2. Kas ma võin küsimusi küsida eesti keeles? On see nii palju aru? Eesti keelest ta saab aru ja siis läti keelest ma võin tõlkida, ma õppisin kiiresti läti keele vestmiku pähe. Mingit paska ikka tõlgib sealt ära. Ja, selge. Aga nii meeldiva inimese puhul, nagu Gregor on, ei ole keeltähtis. Ei ole keeltähtis ja olemine, vaadake tema sensuaalsus, tema lõh, tema silmavaade. Ma küsin enne, kui me härra poole pöördume, küsin teie käest, kas on nüüd viimasel ajal, ütleme, kõva rautamine ka käinud? Teate, see on niisugune... Või on see hingeline suhe pigem? Gregoriga on niimoodi, et see on nii mõnus, selline... Nagu karumõmmi. Teate, temaga on niimoodi, et nagu mõmmi ja niisugune näperdamine käib. Näperdamine pigem. Selline mõnus otsast niisugune... et siukest... Ajab nutma kohe, nii... Panemist meil ei olegi olnud siukest... Konkreetselt, aga... Me teeme väiksed triibud ja siis hakkame näperdama vaikselt. See on nii mõnus. Selge pilt. Aga räägime võib-olla siis härraga ka natukene. Ma küsin kõigepealt, te olete Kuubal sündinud, te olete Ameerikas kasvanud, samas Läti juurtega. Mis aastal esmakordselt oma Läti nii-öelda vaarisade maad külastasite ja kas seal selleks hetkeks oli ka juba heavy-bände loodud? Ta ütleb nüüd seda, et viimased aastad ongi nüüd neid Läti juuri kõvasti otsinud ja leidis, kui nüüd Nõukogude Liit lagunes, siis... Kui lagunes üldse? Jah, siis Valmiera Kekk sealt helistati, et see on, tema on pärinud selle. Valmiera Keki nii-öelda sai siis õnnestus ära erastada? Jaa. LVP-dega siis? LVP-dega, jah. Nagu meil oli DVP. Ja sest tuli Kuubast kohale. 20 taskus. Tollel ajal piir ei kontrollitud teiselt 1,2 ja tekkisid suured rahad ja siis selguski, et tal on väga palju sugulasi. Kaupersid. Kõik siis, kogu pere. Ja Vaikuled, Laima ja sealt edasi. Ja Paulsid. Ja Paulsid. Ja need ongi kolm põhi nagu suguaru või suguvõsa või sugupuud, kellega tema ongi siis ühtsed juured. Et siis võib öelda nii, et kolm Läti nii-öelda kandvat muusikalist suguvõsa, kolm vaala, eks ju, Vaikuled, Paulsid ja Kaupersid. Otsene järeltuli, ja nii. Aga räägime siis võib-olla paari lausega ka sellest, milline on olukord praegusel hetkel Läti heavy muusikas üldse, heavy sõprade hulgas. No ta ütleb seda, et Lätis on ka niimoodi, et kui ikkagi kõvasti raha alla paned, siis lähevad kitarrid kurjaks. Ja heavy muusikat ei saa ilma kurja kitarrita teha, et siis sõnum ei jõua nagu kohale. Et eriti nüüd Lätis, kus on korruptsioon veel säilinud kõrgemal tasemel kui Eestis, et heavy bändide poliitiline osalus on üsnagi suur. Et lihtsalt... Viimastel valimistelgi ju tegelikult oligi, heavy bänd võitis ju. Tähendab see erakond, kes võitis seda, toetas heavy bänd, et lihtsalt on väga võimalik heavy muusikaga tappa ära vastas erakonna agenda. Et see ei kostu välja lihtsalt. Nüüd kindlasti raadiokuulajaid huvitab, mis toob teid koos Eestimaale peale selle, et üksteist nii-öelda näpite, teile meeldib üksteise selline kehaline kontakt, kui siis otse väljendada. Mis toob Eestisse? Kas on mõni suurem projekt tulemas? Kas on oodata Slayerit või mõnda Läti heavy-bändi jõulutuuril Eestisse? Metallika juba tuleb suvel, jah? Ma sain aru. Metallikast tuleb, jah. Et see on nüüd mitte segi ajada Metallikaga, et Metallikas. Metallikas? Mis see siis on, Läti bänd? Jaa, see on üks Salatskriiva. Salatskriiva helibänd? Salatskriiva bänd, kes siis nagu... Tuleb Eestisse tuurile? Salatskriival on personal non grata. Miks? Need visati välja. Kirikutest siis? Kirikutest, jah, et need olid nagu... Nad teid Orava laipu kirikutest see näitamaks, et metsi raiutakse liiga palju maha, aga seda võeti vääriti satanistliku aktina ja siis visati, et Salatskriival üldse need ligipääsu ei ole. Oma kodumaal prohvet tihtilugu visatakse välja ja prohvet ei ole nagu kuulus. Omal maal. Ja sealt tekkiski meil nagu mõte, et
kirikute tuuri Läti bändidega ja Eesti kirikutes. Ja Eesti ja Läti Lähme siis konkreetselt selle tuuri juurde nüüd 4 Läti heavy-bändi on siis detsembri alguses tulemas Eestisse ja kirikutuur väisate suisa 21 kirikut. Kuidas see tuur välja näeb, kus esinete, milline näeb välja programm, kes on kontserditele oodatud? Kõigepealt on niimoodi, et Gregoril on mõte, et üks Rolls-Royce, mis pannakse siis kokaiini täis ja pluss Venemaalt tulnud konservid. Sinna auto sisse? Auto sisse, Rolls-Royce'i sisse, siis see pannakse põlema. Ja siis see põrutab põlevana kirikusse? Põlevana kirikusse sisse ja siis Jumal ütleb, et ma ei anna sulle andeks. Ja siis läheb esimene lugu? Ja siis läheb lugu lahti. Et see on nagu selline näitamaks, et kõige olulisem on hing ja vaim, mitte Rolls-Royce ja sisse toodud narkootikumid ja konservid. No Läti heavy-bändid on aegade algusest alati kandnud mõnd sõnumit. Mis on selle jõulutuuri läbiv sõnum nende heavy-bändide repertuaaris, millega tullakse Eestimaa kirikudesse? Selle tuuri jõulusõnum on, et jõuluvana pole olemas, kui sa ise seda ei usu. Nii et jõuluvana on ikkagi inimese peas. Ja kui ei usu, siis pole olemas. Ja kui usud, siis on olemas. See on väga sügav sõnum. See on väga sügav sõnum, siin on üks aga. Nii, milline aga seal on? Siin on üks aga. Kuulan. Aga on nüüd see, et kes tõesti tahab jõule, nii nagu nad on, peab võtma julguse kokku ja tapma ära jõuluvana iseendas. Ehk siis sümboolselt tehakse jõuluvana maskott, pandakse kiriku ette ja see peab peksma puruks. Ja siis võib ka meile mürke enne võtta siis, et oleks parem peksta? Ei, see ei ole tähtis. Seda nii võetakse kogu aeg. Ja et kõik mehed ei mängiks jõuluvana kogu aeg. Et ei oleks niisugust pinda käib nagu, et iga meest võib olla jõuluvana. Ei või? Ei või olla. Ja kui selgub, et mõni seal jälle mängib jõuluvana, maha kogu mooses. Selge. Suured tähe stuudiosse tulemas, proua Eevi Lasnamäelt. Meil on väga hea meel alati, kui te siia stuudiosse tulete ja sel korral sellise väärika Läti juurtega ansambel Slayeri trummari Dave Lombardo isaga koos. Usun, et nii kuulsat muusikut ei olegi siin Raadio 2 stuudios varem viibinud. Mida ütlete lõpuks Eesti ja Läti rahvale, lätlastele, kes meid kuulavad siit umbes 250 kilomeetri kaugusel? Ütlen seda, et täna õhtul Amigo baaris Läti ansambel Tractor. Tractor? See tähendab siis traktor? Traktor, esitab oma uut singlit, mille nimi on Seems My Mother is Tractor. Tundub, et mu ema on traktor. Ja selle singli esitlus siis? Just. Teetegi ühe loo ja siis edasi? Siis edasi tulevad juba Mother Killersid ja Showergeelid ja kõik Lasnamäe pundid. Selge, aga suured tähtele tulemast ja enne jõule, mida siin soovida, kuid ei muud kui häid heavy-bändide salvestusi, kui veel on siin käimas, et jõuluplaadid ikkagi müüksid hästi ja tuurid õnnestuksid ja mida üldse veel evikatele soovida? Soovida ikkagi, mis see Lauski Grebnas. Anus. Ta ütleb, et ärge taha keerake, et you can't find your brains from the bottom. Selge. Suured tähe stuudiosse tulemast ja... Tajudad nustida siis ikka pähe otsa. Pane pähe. Selge. Suured tähe stuudiosse tulemast ja kena adventidele, kui see peaks nüüd saabuma umbes 6 aja pärast. No 6 aja pärast et praegust on ikkagi rohkem hingede aeg ja küünlad ja ärge käige neid võltstuure kuulamas. Ja ärge palja peaga käige. Ärge käige palja peaga. Sest nagu üks kuulus inimene on öelnud, kandke mütsi, sest muidu tuleb meningiit, sellega on 2 võimalust, kas sured ära või jääd lolliks, ma tean, mul on olnud.